Eesti majandus on juba kolmandat aastat järjest raskes olukorras. Selles ei ole süüdi mitte tingimused, vaid Reformierakonna vigane poliitika. Siin on mõned ettepanekud, kuidas Eesti majandus elavdada. Tuleb alandada tarbimismakse, käibemaks kuni 18%, toiduainete ja ravimite käibemaks kuni 5%. See stimuleerib tarbimist ja samal ajal leevendab olukorda ühiskonna kõige vaesemate rühmade jaoks. Tarbimine muide annab 70% kogu Eesti SKP-st. Tuleb loobuda rohepöörest, kus tarbijad maksavad sadu miljonit eurosid tuule- ja päikeseenergia tootmise eest. Põlevkivielektrijaamad võimaldasid isegi CO2 kvoodide kõrge hinna juures elektri hinda Eestis 17% võrra alandada. Järgmiseks sammuks peaks olema Eesti lahkumine elektribörsilt ja riikliku hinnareguleerimise taastamine. Samal ajal tuleb nõuda Brüsselist põlevkivienergia CO2 maksude kaotamist. Odav energia ja madalad maksud on peamine majanduskasvu mootor. Ettevõtted toodavad rohkem, inimesed tarbivad rohkem ja nii taastame kiiresti tootmis- ja tarbimismahud. Lisaks tuleb teha veel mitmeid samme. Tuleb vähendada haldusaparaadi poole võrra. See võimaldab säästa 500 miljonit eurot aastas. See raha tuleb suunata pensionide ja toetuse tõstmiseks, mis omakorda ergutab tarbimist. Teiseks tuluallikaks riigile võivad olla järgnevad maksud. Luksuskaupade maks, Eesti tegutsevate rahvusvaheliste korporatsioonide kasumimaks ning erimaks pankade kasumile. Kõik need meetmed võimaldavad esiteks suunata maksukoormuse vaesematelt rikkamatele ning teiseks soodustada majanduskasvu, mis toob kaasa maksulaekumise kasvu. Eesti suurim rikkus on tema töökas rahvas ja see rahvas väärib seda, et saada oma riigi majanduslikust edust osa. Aga selleks on vaja teistsugust majanduspoliitikast.